Tšau, kuidas sul läinud on vahepeal? Ma loodan, et hästi. Pole päris ammu enam siin kanalil näinud. Nagu näha, olen enda uues toas, kaldkriips kodukontoris. Praegu on ta veel selline liblikane, ma loodan, et mingi aeg see muutub, aga tänane video tuleb väga selline spontaanne. Lihtsalt tahtsin lihtsalt midagi teha, kaameras rääkida. Kas sul on vahel juhtunud niimoodi, et tuleb lihtsalt mingi üliäge idee nagu tavaliselt juhtub õhtuti millegi pärast pigem. Nagu lihtsalt üliäge mõte, see on nagu parim idee ever, see nagu peas hakkab käima, film jooksma, kuidas nagu, mida täpselt on vaja teha, millised sammud, mismoodi, et teha nagu mingi üliäge asi, mis iganes valdkonnas, siis minul on see tavaliselt nagu seotud siis mingite videote, filmidega, piltidega. Sa nagu müüd selle mõtte endale nii hästi maha, et see on nagu, sa näed, et midagi ei saa valesti minna, sellest nagu tuleb lihtsalt üliäge asi. Ja kuna see juhtub tavaliselt õhtuti, siis sa magad ja hommikuks on nagu kõik see läinud, kõik see entusiasm, kõik see tahe seda teha. Nagu see mõte ei tundu enam pooltki nii äge, kui see nagu oli õhtul. Nagu täiesti ja sinna see idee jääb. Ma arvan, et seda asja võib nimetada inspiratsiooniks. Inspiratsioon, loominguline või vaimne, innustus, äkiline mõttesähvatus, loomingu algtõuge. See ongi nagu selline innustus, äkiline mõttesähvatus nagu tuleb ja sa tahad nii väga seda teha lihtsalt. Ja mul nagu juhtub seda päris tihti. See inspiratsioon on lihtsalt nagu nii veider asi, ta nagu tuleb ja sama kiirelt kui ta tuleb, ta ka läheb. Ja nagu seda inspiratsiooni ära kasutada, seda on nagu, selleks peab selle inspiratsiooni nagu ikka väga hästi ära tabama. Ja pigem ongi see seotud just nagu loominguga, aga vahel võib see ka mingi muu asja kohta olla. Ja nagu sellised ideed on meil kõigil meil jooksevad igapäevaselt mingid ideed, mida võiks teha. Kõik me teame mingit sellist inimest, kes kogu aeg räägib enda ideedest, et seda oleks nii äge teha, seda. Ja lõpuks nagu tegelikult need ideed on meil kõigil peas, aga nagu enamus meist lihtsalt ei räägi neid ideid valjult välja ja need vaikselt nagu kustuvad enda peas ära. Aga ma arvan, et see, mis nagu eristab edukaid inimesi teistest või siis nagu, kui sa tahad elus kaugele jõuda ja kui sa tahad edukas olla, siis point ongi selles, et enda ideed, mis sul tulevad, need tuleb ka teoks teha. Ideed on meil kõigil, aga teoks neid teha on hoopis raskem, hoopis keerulisem ja seda suudavad vaid vähesed. Ja ma arvan, et see ongi nagu see kõige suurem nagu, või no üks suuremaid, mitte kõige suurem võib-olla, üks suuremaid nagu edupante, eduvõtmeid. Aga mul on ka viimasel ajal nagu, või no mis viimasel ajal üldse nagu väga palju juhtunud seda, et tuleb see idee ja see lihtsalt vaibub. Samamoodi nagu see tuli ja tegude tegemiseks ei lähe. See on ka võib-olla mingi põhjus, miks ma täna seda videot teen, on üks neist põhjustest. Mul tuli idee täiesti spontaanselt siin pühapäeva hommikul ja ma otsustasin, et ma teen selle teoks. Kuigi nagu praegu selle rääkimine siin kaamera ees ei taha nagu üldse loomulikult tulla. Algus oli väga puine, nüüd vaikselt hakkab tulema juba, aga vähemalt ma teen seda. Mul tuli idee ja ma teen selle teoks. Ja nagu üldse viimasel ajal väga raske on enda loomingut nagu, või see, mis ma loon, see nagu, ta on nagu okei, aga ta ei ole nagu, ma ise ei näe, et see on nagu piisavalt hea, ta ei ole nagu sellel tasemel, kus ma tahan, et ta oleks. Ta on nagu, ta on okei, normaalne, nagu kõik nagu mingid klienditööd, mingid videod, mis ma endale teen, mingid pildid Instagrami, kuhu iganes. Need on nagu head, aga need ei ole nagu sellel tasemel, kus ma tahan, et nad oleks. Aga ma nagu sisendan endale, et ma olen nagu väga alguses selle protsessiga alles, ma olen nagu professionaalselt teinud videoid teinud ja pildistanud ka siis viimased aasta ja pool umbes, 1,5 aastat. Ja nagu see on nagu tegelikult väga väike aeg alles. Need, keda ma vaatan, kes on mingid profid, need on nagu teinud seda ikka väga pikka aega juba. Et nendega ennast võrrelda ei ole nagu mingit mõtet. Ikkagi kui ma näen, et ma nagu enda töös ei toimu seda arengut ka nagu nii kiiresti, kui ma tahaks seda näha, siis see ikkagi nagu paneb enda oskustes nagu kahtlema. See nagu viib väga sellistele negatiivsetele mõttemustritele. Aga ma nagu proovingi sisendada endale, et nagu leida, et nagu olla kannatlik. Ta anda endale aega. Et ei ole nagu kuskile kiiret, et küll see areng ka tuleb. Ja küll, kui ma nagu südamega asju teen, siis küll need asjad
ühel päeval hakkavad ka niimoodi välja nägema, nagu ma tahan, et nad välja näeksid. et ongi vaja lihtsalt aega ja õppida ja nagu kogu aeg midagi teha. ja see ongi mu tänane point, ideed tuleb teoks teha. nii lihtne ongi, või noh, öelda on lihtne seda, aga päriselt tegutseda on raske. ja mis ma selle video nagu teine point võiks olla, selline sügavam mõte ongi see, et nagu näha, keegi meist ei ole ideaalne. Instagramis vaadates mu pilte võib tunduda, et ma nagu käin nagu looduses, kõik on nagu perfekt, ilusad päikestõusud, ilusad loojangud, virmalised, nagu iga päev lihtsalt kõik on ideaalne ja ma olen nagu rahul, teen nagu parimat asja, aga reaalsus on see, et kõigil meil on enda need rasked kohad, enda nagu mingid mõtted, mis takistavad meid, mingid negatiivsed asjad. kõigil meil on vahepeal raske ja see on nagu okei. Me kõik oleme ühesugused ja lihtsalt tuleb sellest üle jälle. Oma mõtted välja rääkida, see kindlasti aitab palju, või kui ei ole kellelegi rääkida, siis lihtsalt kirjutada vihikusse, päevikusse, kuhu iganes, lihtsalt kirjutada enda mõtted üles. Kui praeguses hetkes on raske, siis see ei ole nagu jääv. Ükski nagu tunne ei ole jääv, et see muutub. Kui on raske, siis tead, et alati saab sellest minna ülespoole. Sellised mõtted tänases. Nii et jah, kui sul tuleb mingi idee, siis lihtsalt tee see teoks. Nii lihtne ongi. Lihtne öelda ja raske teha. Aga raskused ongi need, mis meid viivad eduni. Davai. Täna vist kõik. Tahaks öelda, et näeme varsti, aga ma ei oska lubada. Ma nagu üldse mõtlen, mis ma tahaksin nagu jagada, ma tahaks nagu anda. Kui ma nagu mingit videot teen, siis ma tahaks ikkagi anda mingit väärtust inimestel, kes seda vaatavad. Mitte siis ainult nagu meelelahutuse näol, vaid selles oleks ka mingi sügavam mõte ja mingi asi, mis nad vaatajad, kui teie kui vaatajad saate siis sellest kaasa võtta. Vaat. Loodan, et see video on väga igav ei tulnud ja kui teile meeldivad sellised mõttevälgatused, mõttejagamised, siis võite sellest mulle eraldi kirjutada, võite kommenti kirjutada. Visake ikka like ja subscribe ka, sest siis ma tean, et te tahate rohkem näha sellist asja. Vaat, tehke ikka rohkem asju, mis teile rõõmu pakuvad, mis teile meeldib teha ja näeme millalgi, loodetavasti varsti. Tšau!